Black Stuff on soolestiku tasakaalustav prebiootiline toidulisand ja seda toodetakse tegelikult sellest samast männikoorest. Et võetakse see männikoor ja siis must pässik antakse bakteritele nii-öelda töötlemiseks ja tulemuseks ongi siis tegelikult selline must pulber. Ma ei tea, kas seda siin on nagu nii hästi näha ka, aga kui see looduses toimub 1000 aasta jooksul, siis nii-öelda laboris kontrollitud keskkonnas teeme me selle pulbri valmis 7 päevaga. See, kui kiiresti on Black Stuffi mõju märgata, on tegelikult kõikidel inimestel erinev ja seda just sellepärast, et tegemist on loodusliku toidulisandiga. Ja kuna meie kehad on täiesti erinevad, me oleme erinevas pikkuses, erinevas kaalus, erinevas vanuses, kõik need asjad mängivad rolli ja ka meie kehaline seisund on väga erinev, siis ongi väga raske nagu määrata, et kui kiiresti see muutus toimub. Et mõnel inimesel on juba esimese nädalaga näiteks, ütleme, et näiteks seedimine paranenud ja mõnel teisel võtab hoopis aega 1 või 2 või isegi 3 kuud. Et see on tõesti väga-väga erinev. See, millal tarbida Black Stuffi, ei ole tegelikult meil nii-öelda kindlaks määratud. Et siiani me oleme öelnud, et võid tarbida nii hommikul kui ka õhtul või päeval või siis, kui meelde tuleb. Et sellel ei ole sellist nii-öelda kindlat aega. Aga mida me oleme soovitanud on see, et võtta siis Black Stuffi kas söögi ajal või peale sööki. Et mina ise näiteks panen pulbrit, lisan oma hommikukohvi sisse või kakao sisse näiteks. Black Stuffi tarbimiseks on meil päris mitmeid viise. Et kui me räägime näiteks siin pulbrist, siis see on tegelikult minu üks lemmiktooteid üldse. Ja just sellepärast, et see on lihtsalt nii multifunktsionaalne. Et mina ise panen seda näiteks siis hommikul kohvi sisse või kakao sisse. Ja teine asi on, kui mul siin umbes 2 aastat tagasi oli igemepõletik, siis ma ka võtsin lihtsalt seda pulbrit ja panin otse igemele, et see nagu väga nii-öelda kiiresti ja tõhusalt tegelikult aitas mind. Teine asi on see, et seda pulbrit saab kasutada ka siis nii-öelda päikesekreemina, et kuna ma olen sellise heleda nahaga, siis olen ma juba viimased 3 aastat võtnud selle Black Stuffi pulbri, seganud selle veega ja siis nii-öelda, kui ma päikse käes olen, siis ma määrin seda lahust siis omale nahale, et mitu korda päevas. Ja minul nii-öelda sellise heleda nahaga inimesele on see nagu väga hästi toiminud, et ma olen nagu väga tänulik. Ja just seetõttu, et see ju ei sisalda midagi nii-öelda kahjulikku, et mul on nagu hea meel teada, mis see on, mida ma oma nahale panen. Ja lisaks siis pulbrile on meil siis kapslid, mida on nagu hästi lihtne. Võtad ühe kapsli ja jood vett peale ja teine asi on siis muidugi need Happy Tummy pallikesed, mis on tegelikult nagu mõeldud lastele, aga samal ajal väga maitsevad ka täiskasvanutele ja see on siis lihtsalt nii-öelda üks pallikene päevas. Black Stuffi võiks tarbida minimaalselt 6 aega ja tegelikult meie nii-öelda selline ametlik soovitus on minimaalselt 3 kuud. Ja seda lihtsalt selle tõttu, et nii-öelda keha saaks korralikult ennast puhtaks teha ja saaks nii-öelda taas alustada. Et kuna on looduslik toidulisand, siis selle nii-öelda, see võtab erineva aja igal erineval inimesel. Ja Black Stuffi siis näiteks pulbri puhul, mis mul siin ka täna kaasas on, võiks tarbida siis pool teelusikatäit päevas. Kapsli puhul siis 1 kapsel päevas, Happy Tummy puhul siis 1 pallike päevas. Ja tihti meilt küsitakse ka, et kas võib Black Stuffi ka rohkem tarbida. Iseenesest sellest midagi tegelikult ei juhtu, kui sa nagu rohkem tarbid, et mina ise ka nagu otseselt ei mõõda seda kogust, seda poolt teelusikatäit, vaid ma lihtsalt nii-öelda silma järgi panen. Ja samas ka näiteks Happy Tummy puhul, mille pallikesed on väga maitsvad ja lastele väga maitsevad need,
siis on arusaadav, kui lapsed nii-öelda tahavad rohkem kui ühte saada. Et ühesõnaga iseenesest midagi ei juhtu, kui sa tarbid rohkem. Pigem on asi lihtsalt selles, et sealt võib tulla nii-öelda toote raiskamine lihtsalt, sest tegelikult keha omastab täpselt sellises koguses, nagu tal on vaja ja ülejäänud kogus siis tuleb nii-öelda kehast välja. Et jah, selles mõttes võib tarbida rohkem, aga küsimus on, et kas on mõtet. Peamised tagasisidet, mida me oleme oma klientidelt saanud, on see, et esiteks seedimine saab korda. Et kaovad näiteks puhitused, kõrvetised, siis kõhulahtisus, kõhukinnisus ja seedimine üldse on nagu sujuvam ja nii-öelda regulaarsem. Teine asi on kindlasti nahaprobleemid, et psoriaas, dermatiit, konnasilmad, soolatüükad, siis lisaks näiteks unetus ja mis väga oluline on ka tegelikult magusaisu. Et nagu me teame, siis tänapäeval see on üsna nagu selline levinud probleem ja just lastel eriti, et tihtipeale nii-öelda tahetakse mingisugust magusat snäkki, aga lapsevanemad on just märkanud seda, et nii-öelda pärast siis Blackstaffi tarbimist tegelikult laste vajadus magusa järgi on oluliselt väiksem. Me oleme peamiselt saanud inimestelt tagasisideks, et üks asi on see, et kõht võib lahti minna, mis on tegelikult täiesti nii-öelda mõistetav või arusaadav. Ja seda just sellepärast, et kuna keha on nagu aastaid ja aastad kogunud endasse mingid teatud koguses siis mürkaineid, siis Blackstaffi tarbima hakates läheb nii-öelda kogu see protsess tööle ja hakkab siis keha puhastama. Ja selle tulemusena võibki siis algul nii-öelda kõht lahti minna, aga see on selles mõttes mööduv ja seda nagu kartma tegelikult ei pea. Teine asi, mida inimesed on märganud, on see, et nahale tekivad punnid, eriti siis näkku ja kaelapiirkonda. Ja see on ka siis sellepärast, et kuna nahk on üks suurimaid organeid meil üldse ja puhastusprotsess tavaliselt algabki just läbi naha, siis ongi, kuna kõik see nii-öelda mürkainete kogus siis tahab nii-öelda kehast välja saada, siis ta valib kõikvõimalikud viisid, kuidas seda teha. Ja üks variant ongi siis just nahk. Selle kohta on ka tihtipeale küsitud, et kaua need punnid siis kestavad. Ja selle kohta ei saa tegelikult anda mingit nii-öelda ühest vastust, sest see sõltub ikkagi sellest, kui palju sinu kehas on neid mürkaineid. Et mõnel kaovad ära nädalaga, mõnel võtab kuu aega. Et see tõesti sõltub täiesti inimesest ja mõnel ei teki üldse neid punne. Meile meeldib tegelikult arvata seda, et Blackstaff on mõeldud kõigile inimestele ja kõigile loomadele tegelikult. Ja seda just selle tõttu, et see ei ole nii-öelda selline uus äge keha puhastav toidulisand, vaid tegemist on nii-öelda siis meie toidust puudu oleva osaga. Ehk siis ajal, mil Blackstaffis sisaldavaid aineid oli mullast saada, oli see meie organismis tegelikult kogu aeg olemas läbi siis nii-öelda mulla ja siis selles mullas kasvanud toiduainete. Aga kuna muld on lihtsalt aastate jooksul nii palju vaesemaks jäänud, siis seda ainet lihtsalt kahjuks ei ole. Ei ole meie mullas, ei ole meie toidus, mis tähendab, et kokkuvõttes ei ole ka meie organismis. Seega meie kehad vaevlevad just selle käes, et meie organismis on nii palju erinevaid mürkaineid ja samal ajal ei ole ka seda ainet, mis aitaks siis vitamiinid, mineraalid nii-öelda raku tasemele viia. Ja kui muidu on näiteks see, et ennem kui sa nii-öelda mingit vitamiini tarbima hakkad, võiksid justkui teada, et mis vitamiini puudus sul üldse justkui on. Siis Blackstaffi puhul on see, et tegelikult võiksime me seda kõik tarbida, sest seda ei ole lihtsalt, ei ole meie mullas, ei ole meie toidus. Tänapäeval on hästi nii-öelda populaarsed sõnad on prebiotikum ja probiotikum. Ja nende kahe vahe on tegelikult seisneb selles, et probiotikum on siis nii-öelda elusad bakterid siis meie maos
ja prebiootikum on tegelikult siis nii-öelda toiduks probiootikumile. Ja see on ka põhjus, miks me väga soovitame, et kui sa Blackstaffi tarbid, mis on siis oma olemuselt prebiootikum, võiksid juurde tarbida ka probiootikume, sest siis nad on nii-öelda sellises mõnusas sümbioosis ja nii-öelda täiendavad üksteist. Et ja läbi selle sa saad nii-öelda veel rohkem kasu oma organismile. Kui sa võtad parasjagu antibiootikume ja perearst on soovitanud sulle, et sa võiksid juurde võtta ka probiootikume, siis tasub sinna tegelikult lisada ka see nii-öelda prebiootikum, mis üks variant on siis tegelikult Blackstaff. Lihtsalt seal on see, et tõenäoliselt on perearst sind ka informeerinud, et seda mitte teha siis nii-öelda samaaegselt, vaid jätta nii-öelda antibiootikumidele ja probiootikumile, prebiootikumile nii-öelda mingi vahe sisse. Aga mida me kindlasti soovitaksime teha, on see, et kui perearst ei ole sulle soovitanud antibiootikumi kuuri ajal prebiootikume või probiootikume võtta, siis võiksid sa seda teha pärast antibiootikumi kuuri. Et nagu me teame, siis antibiootikumid tegelikult nii-öelda teevad meie siis mikrobiomis sellise nagu taaskäivituse, et nad hävitavad ju nii head kui halvad bakterid. Ja pärast siis selle kuuri läbimist on tegelikult väga hea just tarbida prebiootikume ja probiootikume, et nii-öelda taastada seda mikrobiomi tasakaalu. Blackstaffi võib tarbida koos teiste vitamiinidega ja võiks öelda, et see on isegi kohustuslik. Ja seda just selle tõttu, et Blackstaff nii-öelda ei ole ise nagu vitamiin või mineraal, vaid ta on sisuliselt nagu siis transpordivahend, mis aitab kehast mürkaineid välja viia ja samal ajal aitab siis vitamiinidel, mineraalidel paremini raku tasemele jõuda. Seega meie soovitus on kindlasti tarbida Blackstaffi just vitamiinide ja mineraalidega koos. Blackstaffi võivad tarbida ka lapsed, et meil on neile tegelikult täitsa selline eraldi toode, siis Happy Tummy pallikesed. Ja need sisaldavad siis ainult tatleid, kakaod ja Blackstaffi pulbrit. Et need ei sisalda siis lõhna, maitse ega nii-öelda säilitusaineid. Ja lisaks siis siia ei ole lisatud nii-öelda lisasuhkurt, vaid see suhkur, mis siin on, see siis tuleb sellest tatlist. Et selle kohta me oleme saanud väga nii-öelda toredaid tagasisidesid just selle kohta, et see maitseb lastele esiteks väga ja et neil nii-öelda tuleb see purk ära peita, sest muidu lihtsalt söövad rohkem kui üks. Nagu me teame, siis rasedus ja tegelikult ka imetamise aeg on sellised nii-öelda hellad ajad ja seetõttu oleks minu soovitus, et ennem kui sa Blackstaffi tarbid, võiksid kindlasti rääkida näiteks oma ämmaemandaga sellest nii-öelda toidulisandist. Et mina ise olen ka praegu lapse ootel ja mina ise olen otsustanud Blackstaffi tarbida ja selle peamine põhjus on tegelikult just selles, et esimesel siis trimestril aitas see tegelikult mul nii-öelda iiveldusega paremini hakkama saada ja teine asi oli see, et mitte Blackstaffiga, vaid rasedusega kaasneb tihtipeale kõhukinnisus ja nii kui ma nagu nägin, et mul hakkab tekkima see kõhukinnisus, siis minu esimene mõte oli kohe, et okei, et ma proovin Blackstaffi ja tegelikult nüüd ma olen juba siin nii-öelda lõpurase ja ma tõesti olen nagu väga tänulik, et ma selle Blackstaffi tarbimise ette võtsin, sest see on aidanud mul väga palju just selle nii-öelda kõhukinnisusega võidelda.